Tere! Tänane loeng toimub videoloengu formaadis, nii nagu ma olen seda lubanud seoses enda puudumisega. Ja tänase loengu teemaks on protokollid, nimelt protokollid SSH, SSL ja TLS. Alustame sellest, et ma räägin võrguliiklusest üldiselt. Ma usun, et te olete kõike seda õppinud, aga mina käin ainult natukene neid aspektid üle, et me saaksime edasi liikuda. Kõik te teate kindlasti, mis asi on TCP/IP protokoll. See on siis transpordikihi layer, mille kaudu siis teie andmed liiguvad võrgus. TCP/IP protokoll ei kaitse andmeid, aga see garanteerib üsna paljugi asju. Näiteks kui mingi pakett on välja saadetud, siis antud protokoll garanteerib teile seda, et ta ei hakka järgmist paketti vastu võtma, enne kui eelmine on juba ilusasti kohale toimetatud. Samuti TCP/IP kontrollib, kas see pakett on tulnud terviklikult kohale. Arvutite suhtlemine või hostide suhtlemine võrgus toimub portide kaudu. Kui te skänniksite võrku ja olemasolevad porte kas või selles majas, siis teile tuleks pikk loetelu, või ütleme, sõltub ikkagi sellest, kui suur asutus, kus on näha, milliste portide kaudu liiklus üldse toimub, millised nendest on avatud, millised on siis kuidagi kaitstud või ütleme, et millised on üldse kinni. Kas ta on kaitstud või mitte, sõltub ikkagi protokollist, mis on määratud jooksma mingi konkreetse pordi kaudu. Sellel slaidil on toodud mõningad näidet vägagi tuttavatest protokollidest ja on näha, mis portide kaudu nad siis jooksevad. Näiteks FTP, millega puutute kokku, võib-olla isegi igapäevaselt, sõltub sellest, kuidas te olete harjunud oma asju ajama. FTP tavaliselt kasutatakse porti 20 kaudu. SSH, millega siis võetakse ühendust serveriga või mingi teise masinaga, kus on opsüsteemiks Linux, Unix või midagi sarnast, võimaldab siis luua ka turvalist kanalit, mis hakkab ka kasutama siis neid krüpteerimisprotokolli, millest me täna ka räägime. Mis siin veel sellist, mis väärib erilist tähelepanu? Näiteks see tavaline HTTP protokoll. Kui te näete veebis lehte algusega HTTP, siis te peate endale aru andma, et andmete vahetamine nendel lehtedel ei ole kuidagi kaitstud ja see toimub selle pordi 80 kaudu. Nüüd HTTPS ehk krüpteeritud kanal
käib pordi 443 kaudu ja HTTPS kasutab siis ka neid krüptotoega protokolle, millest me täna hakkamegi rääkima väga põhjalikult. Alustame siis SSL protokolliga. See on siis inglise keeles Secure Sockets Layer. Oma loomu poolest see on krüptotoega protokoll, mis võimaldab andmete edastamist krüpteeritud kujul. Ja see on välja töötatud Netscape Communication poolt ja selle eesmärgiks oli hakata kasutama HTTPS protokolle brauseris Netscape Navigator. Ma ei tea, kas teie oletegi kokku puutunud selle brauseriga. Kunagi koolides seisis ainult see brauser, aga ajapikku siis mindi teistsuguste brauserite peale. Aga ennem kui me hakkame nende detailidesse laskuma, tahaks kindlasti teie tähelepanu pöörata sellele, et see algoritm, see protokoll, mis meil praegu siin arutelus on, ei ole enam turvaline. Ja ma panin oma slaidile ka lingi ühele artiklile, kus te saate siis sellest natukene rohkem lugeda. SSL protokoll kasutab asümmeetrilise algoritmi võtmete vahetamiseks. Seejuures on võimaldatud sümmeetriline krüpteerimine ja terviklikkuse kontroll, mis on väga oluline andmete edastamisel. Seejuures ma kohe tahaks rõhuda seda, et ei võtaks iseenese mõistetavaks sellist asjaolu, et seal transportimisel alati vaadatakse terviklikkust. On olemas protokolle, mis lubavad näiteks mingit pakette kusagile õhku lasta või lihtsalt ära kaotada ja hakkavad järgmise vastu võtma. Näiteks mingite telesignaalide edastamisel on see isegi oluline, et ei oleks kinni sellest, et see pakett ei ole tulnud. Okei, tekib korraks mingi virvendamine telega ekraanil, aga saate peab ikkagi edasi jooksma. Andmete ülekandmisel, mis on seotud mingite dokumentidega või mingite teistsuguste asjadega, kus ikkagi on oluline, et kõik asjad jõuaksid kohal, peab olema organiseeritud terviklikkuse kontroll. Vaatame meie jaoks juba tuttavat olukorda, kus suhtlevad omavahel võrgus kaks inimest. Üks nendest on Alice ja teine inimene on Bob. Suhtlevad nad selle tavalise kanali kaudu, mis on siis meil TCP/IP protokolliga kaetud. Kusagil võrgus on olemas vastane
ja vastane saab peal kuulata kõike, mis selles võrgus liigub. Näiteks lastes läbi oma arvutis siis kogu selle võrguliikluse. Samuti võib vastane lihtsalt teeselda, et tema on seal älis. Protokoll SSL ja siis järgmine protokoll, mida me hakkame täna vaatama, kaitsevad kahe asja vastu. Esiteks ei saa enam vastane teeselda seda, et ta on älis. Teiseks, andmete ülekandmine käib turvalise kanali kaudu. See ongi nagu mingi selline kanal, kus andmed jooksevad krüpteeritud kujul. Vastane saab ikka asju enda kaudu läbi lasta. Aga sellest ei ole enam mitte mingit kasu, sest et tema ei saa enam üldse aru sellest informatsioonist. Et kui tal ei ole võtmeid andmete dekrüpteerimiseks, siis sellest informatsioonist ei ole tal ka mitte mingit kasu. Ma toon teile näide Google Mailist, siis saate paremini aru, kuivõrd oluline isegi pisikestel sammudel kasutada krüpteerimist. Et kui te siin vaataksite HTML koodi, siis väga väikse vaevaga leiaksite, kus käib see sisselogimine. See on vägagi standardne HTML rida, mida on võimalik siis ükskõik mis skripti sisse kirjutada. Te ei pea olema just Google lehel, esilehel, et sisselogimist organiseerida. Nüüd, kui see parooli edastamine või kasutaja nime edastamine käib otse, ilma et see oleks krüpteeritud, siis isegi hetkeks selle parooli näitamine võib lõppeda sellega, et vastane ongi selle kätte saanud. Loomulikult on üsnagi oluline aru saada, milliste algoritmide abil on üldse võimalik ühendust luua, kas me saame kasutada sümmeetrilisi algoritme või peab olema see kindlasti asümmeetriline või mingi nende kombinatsioon. Sellest me siis nüüd hakkame samm-sammult rääkima. Järgmisel slaidil on jutu sellest, milliseid samme on vaja ära teha selleks, et kogu see andmete edastus toimuks turvaliselt. Kõigepealt tuleb serveril ja kliendil kokku leppida loomulikult automaatsel teel, millist SSL versiooni üldse kasutada või kas tuleb üldse SSL või midagi muud. Siis valitakse krüptoalgoritmi. Üldiselt vajatakse üht asümmeetrilist algoritmi ja ühte sümmeetrilist samuti. Kliendil ja serveril võivad olla mõningad erinevad variandid sellest, mida saaks üldse pakkuda. Me natukene hiljem siis vaatame ka, milliseid tavalisi algoritme saab siis SSL jaoks kasutada.
nüüd, kui krüptoalgoritmide vahel on kokkulepe saavutatud, siis toimub sertifikaatide vahetamine autentimiseks. Nimelt server peab andma kuidagi teada, et see ongi see õige server ja kliente täpselt samamoodi. Et kust need sertifikaate üldse võetakse, sellest natukene siis hiljem. Ja andmete edastamiseks kasutatakse sümmeetrilist algoritmi, kuna see on ikkagi tunduvalt kordades kiirem kui asümmeetriline. Aga sümmeetrilise algoritmi jaoks me vajame ju võtid, mis oleks ühine nii siis näiteks teie arvutis kui ka serveris. Me oleme selle kursuse jooksul korduvalt rääkinud sellest, et sümmeetriliste algoritmide juures on see olnud probleemiks, kuidas edastada võtid ja appi meil tuleb siis asümmeetriline algoritm. Asümmeetrilise algoritmi abil edastatakse sümmeetrilist võtid ja seda võtid siis lihtsalt genereeritakse mingite teatud valemite järgi, mingitest juhuslikest arvudest ja sümbolitest vajadusel. Nüüd, kui see võti on juba edastatud, siis hakatakse teksti krüpteerima ja portsude kaupa saatma siis kliendilt serverisse või vastupidi. Slaidil on toodud üks skeem, mida ma võtsin IBM-i lehelt, kus on ilusasti näha, kuidas kõik samm-sammul toimub. Kõigepealt klient ise saadab päringu serverisse, ütleb, et tere, mina tahaks suhelda. Saadab ka andmeid selle kohta, milliste algoritmidega tema saaks suhelda. Server vaatab asju üle ja saadab vastu ka siis, et tere, et mina siis valin vot sellised algoritmid, mille abil me hakkame suhtlema. Siin on minu sertifikaat ja mõnikord nõutakse ka kliendi poolt sertifikaati, aga see samm võib ka vahele jääda teatud olukordades. Aga kui sertifikaadid on omavahel vahetatud, siis on juba selge, et tegu on õigete inimestega või ütleme õigete masinatega. Ja siis vahetatakse, saadetakse edasi sümmeetrilist võtid. Ja see võti on siis krüpteeritud serveri avaliku võtmega. Nii nagu meil on olnud sellest juttu eelnevates loengutes, kui keegi krüpteerib mingi tekstiosa või mingit võtit või mida iganes oma avaliku võtmega, siis dekrüpteerida saab ainult see, kellel on olemas see paariline privaatvõti. Ja
ja kui server on see õige masin, millega suhtlus peab käima, siis serveris leidub see privaatne võti, millega siis saab dekrüpteerida sõnumid ja lugeda sealt välja, millise sümmeetrilise võtmega saab suhtlust korraldada. Ning sellega lõpeb tervitus ja seejärel on võimalik juba andmed turvaliselt edastada selle kanali kaudu. Kus siis saab sertifikaate? On olemas firmad, mis tegelevad sertifikaatide loomisega ja väljastamisega. Paraku see teenus ei ole tasuta ja ma panin siia lingi ka alla, et huvi korral saaksite ise vaadata, et kuidas kõik need asjad käivad, et kui palju mis asi maksab. Et vastavalt sellele, kui kaua te tahate sertifikaati kasutada, vastavalt sellele siis peate maksma mingi tasu. Aga sertifikaat ise tuleb siis automaatsete vahendite abil, et seda seal ei genereeri mingi isik, vaid genereerib masin ja siis annab teile kasutusele. Siin on veel üks näide firmast, mis tegeleb sertifikaatide müümisega ja antud juhul ma tõin esile Wildcardi. Mis asi see on, mis tüüpi sertifikaat see on? Kui teie firma on organiseeritud nõnda, et on olemas peadomeen ja see hargneb alamdomeenideks, siis on otstarbekas kasutada just Wildcardi tüüpi sertifikaati, sest et see saab tagada turvalisust rohkem kui 100 alamdomeenis. Kuidas need sertifikaadid välja näevad? Tavaliselt on sertifikaat üles ehitatud nõnda, et see sisaldab informatsiooni versiooni kohta, algoritmi kohta, väljaandja kohta, siis annab teada, kui kaua see sertifikaat kehtib, informatsioon firma kohta, siis tulevad andmed algoritmi kohta ja võtme kohta, no ja igasugused identifikaatorid väljaandja kohta ja firma kohta. Siin on üks screenshot, mis on võetud Mozillast, kus te näete, kus need sertifikaadid on üles leitavad. Praegu aga ma avaks Internet Exploreri brauseris sarnast kohta, et antud juhul see on siis Internet Option Content ja sealt edasi tulevad juba sertifikaadid. Isiklikud sertifikaadid ma ei hakka praegu avama, aga see on siis loetelu nendest sertifikaatidest, mis siin olid vahepeale tekkinud. Näiteks, kuna loengu ettevalmistamisel ma käisin Komodo lehel, siis selle lehe suhtlemiseks oli välja antud selline sertifikaat. Seda on võimalik siis veidike lähemalt ka vaadata. See on siis üldine informatsioon, kus räägitakse sellest, mida sellega üldse teha saab. Siis on juba täpsemalt andmed, kus on versiooninumber mainitud, serial number ja nii edasi. Üldiselt samas järjekorras, nagu oli slaidil toodud.
Sellel slaidil tutvume, milliste algoritmidega on võimalik organiseerida SSL protokolli tööd. Tuletan meelde, et meil on võimalik kasutada kahte tüüpi algoritme, nimelt asümmeetrilisi ja sümmeetrilisi algoritme. Asümmeetrilistest siin on võimalik valida RCA algoritmi, mida kasutatakse ka näiteks meie Eesti digiallkirjastamisel, Diffie-Hellmani algoritmi ja Ameerika digiallkirjastandardist pärit DSA algoritmi. Kui tervitus on läbitud, siis on loodud turvaline kanal, mille kaudu on võimalik edastada sümmeetrilist võtit ja selle sümmeetrilise võtme abil krüpteeritakse siis juba järgmist teksti või järgmiseid andmed, mis võrgus liiguvad. Ja sümmeetrilisteks algoritmideks on meil pakutud 3 varianti: RC4, AS ja 3-kordne DES. Lisaks sellele kasutatakse hash-funktsioone. Neid on vaja selleks, et oleks võimalik veenduda, kas kõik asjad on tulnud terviklikuna. Ja siin on meil MD5 ja SH hash-funktsioonid. Lisaks algoritmidele vajame tervitusprotsessis ka juhuslikku arvu. Siin on siis mingi selline fragment toodud sellest arvust, mida näiteks on võimalik kasutada. Ja slaidil on halli värviga esile toodud need algoritmid, mida kasutab versioon 3.3. Nii, edasi tahaks rääkida HTTPS protokollist, mida kasutatakse veebis surfamiseks. Ja see on tegelikult laiendus tavalisest HTML-ist ja sinna on lisatud krüptotoega SSL. Ja nende pildide peal te näete, kuidas põhimõtteliselt on võimalik näidata info liikumist nende protokollide vahel. Esimesel pildil on näha, et andmed, mis liiguvad tavalise HTTP kaudu, lähevad otse TCP protokolli kaudu kusagile edasi. Nüüd, kui tegu on HTTPS-iga, siis reaalselt kogu see asjandus näeb välja nõnda, et HTTP liigub sisse SSL-i või siis tänapäeval kasutatakse veidi uuendatud versiooni ja seejärel liigutakse TCP protokolli kaudu. Ma olen just maininud, et tänapäeval SSL-i asemel väga paljudes kohtades ikkagi uuendus on ära tehtud ja seal kasutatakse TLS protokolli, mis on edasiarendus siin toodud SSL-ist. Kui linki sisse, mis on suunatud järgmise lehe avamisele, on kirjutatud HTTP asemel just HTTPS, siis üldiselt algabki kohe turvaprotokolli töö, hakkab see tervitus, handshake ja seejärel liigutakse siis TCP protokolli kaudu
ja seal kasutatakse pordi numbriga 443. Tavaline HTTP ühendus on organiseeritud pordi 80 kaudu või 8080 kaudu. Kui tegu on krüpteeritud kanaliga, siis kasutatakse pordi 443. Edasi ma tahaks rääkida probleemidest, mis on seotud protokolli SSL kasutamisega. Paljud krüptoanalüütikud on tegelenud selle protokolli analüüsiga ja matemaatiliselt oli kõik vägagi turvaline. Probleem seisnes aga selles, et häkkerid ei kavatsenudki protokolli murda. Nad otsustasid minna teistpidi, nagu ümberringi. Nad on avastanud, et on võimalik kasutada HTTPS-i asemele tavalist HTTP-d. Väga paljudel saitidel on võimalik ka praegu selle S-i sealt ära kustutada ja suunatakse siis just HTTP versioonile. Visuaalselt need lehed ei erine. Ja häkkerid siis kasutavad pealkuulamist. Kui inimene on näiteks sisse logimise lehel, siis pealkuulates võetakse tema parooli üle, suunatakse HTTP lehele ja logitakse sisse. Ja sellisel juhul kogu andmevahetus ei käi enam SSL-i kaudu, vaid see käib avalike kanalite kaudu. Selleks, et teil oleks võimalik sellest kuidagi aru saada, et kuidas siis häkkerid tegutsevad antud juhul, ma räägin teile veidike võrgudest. Mitte väga põhjalikult, aga minimaalselt, et oleks edaspidine info kuidagi aru saada. Kui command prompti kirjutada ARP-A, veidike hiljem siis seletan, mis asi see on, tuleb tagasiside teie olemasolevale võrgu kohta. Ja mida te seal näete? Te näete IP aadresseid ja füüsilisi, nõnda nimetatud MAC aadresse. Nüüd osa nendest füüsilistest aadressitest on dünaamilised. Joonistame nüüd uuesti mõned arvutid. Alice'i jaoks siis mingi serveri jaoks paneme pildile ka mingi ruuteri. Nüüd, millest me peaksime aru saama? Eelkõige sellest, et see MAC aadress ei ole füüsiliselt liimitud mingile seadmele ja vajadusel on võimalik selle aadresse sealt vahetada. Nüüd teine väga oluline aspekt. IP aadressi teades ei teate kohe MAC aadressi. Peab olema mingi spetsiaalne protokoll, mis paneb neid asju omavahel kokku. Ja selleks protokolliks ongi ARP protokoll. Minu ruuteri numbriks, nagu me seal juba korra nägime command promptis, on 192, 168, 1.1.
see on üsna standardne number ruuteri jaoks koduses lahenduses. Kuigi seda on võimalik ka muuta, kui keegi tahab. Et see ei ole ka füüsiliselt liimitud. Nüüd, kui Alice tahab vaadata internetis mingit lehte, siis ta peaks pöörduma läbi ruuterit kusagile veebiserverisse. Nüüd Alice võib teada IP-numbrit, mis kuulub serverile. Aga tal ei pruugi olla aimu sellest, ja tal ei olegi aimu sellest, milline on tema MAC aadress. Nüüd ARP protokoll hakkabki neid asju kokku viima ja esialgu see ARP protokoll hakkab skännima terve võrgu, igal pool, igas suunas, otsib seadmeid, siin võivad olla mingid mobiilid, printerid või mis iganes. Ja nüüd otsitakse üles IP-numbrit 192.168.1.1 ja vaadatakse, mis MAC aadressi võiks sealt kätte saada. Aga just see seade, kellele kuulub see IP-number, annab vastuse oma MAC aadressi kohta. Ja kui teil võrgus olid seal mobiilid, printerid, televiisorid või mis iganes mingite teiste IP-numbritega, siis nemad jäävad rahulikusse seisundisse, nad ei reageeri sellele ARP protokollile. Nüüd aga ruuteri masin selle otsitava IP-numbriga paneb tähele, et siin küsitakse MAC aadressid ja ruuter siis vastab, milline MAC aadress tal on ja saadab seda Alice'ile. Nüüd on IP-numbrid ja MAC numbrid oma vahel kokku pandud. Nüüd probleem seisneb sellest, et võib olla keegi paha võrgus, pealkuulaja. Ja tema näiteks installides spetsiaalsed Linuxid, mis on tegelikult mõeldud selleks, et uurida võrkude turvalisust. Tema võib teeselda ruuterid. Ja ta tekitab sellist kanalit, seda nimetatakse forward edastamiseks, et kui keegi võtab ühendust just selle siis arvutiga, nimetame teda siis mingiks Evaks, siis siin on forward edastus ruuterisse. Nüüd, kui õnnestuks ära meelitada Alice'it Eva arvutisse, siis edasi automaatselt see liiklus, selle andmeliiklust suunatakse ruuterisse ja ruuterist siis nagu tavaliselt läheb kõik edasi. Nüüd, kuidas siis Evast saab ruuter? Kui Eval on installitud nende nimetatud Kali Linux, mis on mõeldud siis turvalisuse testimiseks, siis ka seal on olemas spetsiaalsed programmid, üks nendest näiteks EtherCap
programm, millega on võimalik korraldada rünnet, mille nimi on siis Man in the Middle ehk inimene või mees kusagil seal keskel ja seda Eeva tahabki teha. Seal valitakse teatud IP-numbrit, et kuhu see voog peab olema suunatav, kust ta peaks tulema ja üldiselt kogu tarkus. Liiklus hakkab käima selle Eeva arvuti kaudu, kes nüüd võrgus teeskleb selle sama IP-numbri 192, 168, 1. Kuna meie MAC aadress oli dünaamiline, siis põhimõtteliselt ei märkagi Alice'i arvuti midagi kahtlast, sest et kui ARP protokoll hakkab otsima IP-numbriga arvutit, siis reageerib Eeva arvuti sellele IP-numbrile, annab oma MAC-i aadressi ja ongi kogu tarkus. Nüüd läheb Alice mingile sisse logimise lehele. Ta kirjutab oma kasutaja, kirjutab oma parooli ja see täiesti avalikult jõuab Eeva kätte. Nüüd Eeva teeb ühe ebameeldiva trikki. Ta selle HTTPS-i ei hakkagi kasutama sisse logimiseks, sest et sealt on ju info krüpteeritud. Ta logib sisse tavalise HTTP lehele, mis näeb täpselt samamoodi välja. Ja automaatselt Alice'il tegelikult tekib siin see väike muutus, aga Alice ei pruugi seda märgata. Aga Eeva jaoks on nüüd kogu liiklus läbi HTTP. Nüüd ma tahaks teile näidata oma koduse eksperimenti selle kohta, et kas on tõesti nii lihtne SSL-i protokolli ümber kavaldada. Selleks, et seda ma saaks teile näidata, ma installisin oma teise arvutisse Kali Linuxit ja seal on kogu vastav tarkvara olemas. Aga ma ei hakka teile praegu siin seletama, kuidas ma seda kõike tegin, sest et ma arvan, et kui teil elus seda läheb vaja tööalaselt, et siis te peate ikkagi nii või teisiti põhjaliku lisakursuse saama, kas või iseseisvalt. Nüüd, kuna tegelikult tänapäeva brauserid kasutavad TLS-i, siis esimeseks sammuks ma panen protokolliks vana SSL protokolli. Vot seda ma tegelikult juba siin eelnevalt katsetasin ja tegin valmis. Ja lähen Gmaili lehele. Ma ütlen teile kohe, et ma tegin spetsiaalselt kasutaja nimega videoloeng. Ja parooliks, kahjuks jah, et te peate lihtsalt mind uskuma, et ma hakkangi kirjutama siia kass, koer, hobune ja login sisse. Kahjuks ma ei saanud häälestada oma kodused süsteemid nõnda, et ma mõlema
arvutiekraanit näeksin korraga ühes arvutis. Teoreetiliselt see on võimalik, praktiliselt mul ei tulnud välja. Ja ma hakkan teise arvuti näitama teile lihtsalt läbi tahvelarvuti. Siin aga korraks näitan teile, mis juhtus, kui ma käivitasin teises arvutis nuhkimist. Vot see on see minu teine arvuti. Ja näete, eespool seisab ruuter, aga MAC aadressid, nendel on ühesugused. See tähendab seda, et minu see teine arvuti teeskleb ruuterit. Siin on minu teine arvuti ja nagu te näete, selle programmiga oli võimalik vaadata, millised IP-numbrid minul on siin üldse olemas ja ma määrasin selle Linuxi masina ruuteriks, teesklesin sen võrgus ruuterit ja häälestasin nõnda, et ma saaks oma teise arvuti pealt kuulata. Ja nagu te näete, sellest alumises aknast jookseb informatsioon minu sisselogimise kohta. Ja lugu on veel ka nii kurb, et vähes sellest, et on saadud kasutaja parool, mind teises arvutis suunati HTTP lehele. Seda ma kohe teile seal näitangi. Mis aga toimub siin? Selles arvutis suunati mind nüüd HTTP lehele. Selle asemel, et minna HTTPS lehele. Nii vaikselt hakkab juba see leht siia esile tulema ja näete, tuli tagasiside selle kohta, et ma võiks ikkagi lülitada sisse paremad protokollid. Ja loomulikult ma panen neid tagasi. Küsimus aga seisneb selles, et kas kõik süsteemid antud juhul ma ju katsetasin Google't ja ega Google arendajad ei ole sellised, kes ei tea mitte midagi turvalisusest. Eks nad on väga hästi haritud. Aga kas ikkagi kõik teised süsteemid on asju ette näinud? Vot see on isegi päris huvitav teema mingi bakalaureuse töö jaoks, et selgitada välja kas või Eestis kasutatavate teenuste turvalisust. Et kas sealt tulevad hoiatused protokollide kohta või lubatakse rahulikult pealt kuulata. Mis selle vastu siis saaks aidata? Et ei oleks võimalik kasutada sellist pealkuulamistehnikat olukorras, kus arendaja on jätnud uuendamata oma veebilahendustega suhtlemisprotokolli. Ehk kui on jäänud sisse vanad lahendused, mis kasutavad SSL-i. Kui tegu on teie koduse võrguga, siis üldiselt ma usun, et olete piisavalt hästi kaitstud, kui kasutate krüpteeritud võrku ja kui te kontrollisite
kas teie ruuter, täpsemalt tema parooli on vahetatud või mitte. Ma hästi korraks näitan teile ruuteri esilehte, et põhimõtteliselt suurema tõenäosusega teie koduses võrgus on ka nii, et kui te kirjutate 192.168.11, siis tuleb ruuteri esileht. Nüüd vaikimisel igas ruuteris on admin nii kasutajaks kui parooliks. Selge see, et seda sellisel kujul ei ole üldse otstarbekas jätta. Et logite sisse ja vahetate paroolid ära. Sõltuvalt ruuterist seal sees tarkvara võib natukene erineda, aga ma usun, et see ei ole midagi väga keerulist, et leiate ülesse. Sest et uskuge mind, kui tulid mingid töömehed kas Elisast, Starmanist või kusagil mujalt panid teile ruuteri, nad ei pruuginud teile teatada sellist pisikest nüansse, et parool on seal vägagi primitiivne. Nüüd teine mure on seotud sellega, et kui me oleme avaliketes võrkudes Wi-Figa sees, nii näiteks nagu ülikoolis, seal on väga suur oht saada üldse mida iganes. Ükskõik mis viiruseid, kui teil on veidike kehvem viirusetõrje ja täiesti rahulikult saab pealt kuulata absoluutselt kõik masinad, mis on Wi-Figa, avaliku Wi-Figa ühendatud võrku. Mis selle vastu aitaks? Noh, ma usun, et kõige kindlam on kirjutada sisse sellist muudatust, et ruuteri IP numbriga oleks seotud konkreetne MAC aadress staatiliselt. Vot siin on mul see juba tehtud. Siis teil on vaja kuidagi olukorda kavalalt ära ajada, et vähemalt teie arvuti teaks, et kui näiteks ruuteri IP numbriks on 192.168.11, siis temale vastab konkreetne MAC aadress. Näete, minul on see praegu juba staatikuks pandud. Et kuidas see käib? Siin on siis antud selline kaval lahendus, et kasutada käsku netsh, siis interface, siis näiteks IPv4, see on siis IP security versioon 4, add, neighborhood ja siis wireless network connection. Põhimõtteliselt see on see asi, mida te kasutate selleks, et oma ühendust Wi-Fi luua. Ja siis jutumärkides kirjutate ruuteri IP numbrid ja tema MAC aadressi. Kus te need andmed kätte saate? Selle sama ARP-A käsuga. Et kui te seda kirjutate sisse, siis te näete, et milline nendest on ruuter. Ja kui te kahtlete, siis võib ka kasutada ipconfig'i, ipconfig. Siis siin on küll päris palju andmeid, aga kusagil alguses peaks olema default gateway. See ongi ruuteri aadress. Teine variant on ikkagi, kui te ei taha nii palju vaeva näha selle command promptiga, siis te võiksite endale installida
edasiarendused brauseritest, et kui te lähete lehele HTTPS everywhere, leiate Google'ist selle ülesse visuaalselt, seal esileht näeb nõnda välja, siis te erinevate brauserite jaoks leiate need turvalised lahendused ja nende abil te saate siis rahulikult surfata. Seal on kõik väga põhjalikult kirjutatud ja seda on väga lihtne endale juurde panna. Nüüd me oleme vaadanud kõik olulised aspektid, mis on seotud SSL protokolliga. Me vaatasime ka neid nõrke kohti ja isegi natukene tutvusime selle häkkimise poolega, et oleks vägagi selge, miks arendajad pidid ikkagi liikuma edasi. Aga nii või teisiti edasiarendus nimega TLS on tulnud meil just sellest protokollist nimega SSL. Ja ega nüüd, kui me hakkame järgmist protokolli vaatama, me toetame juba sellele osale, milles me oleme aru saanud. Võrdleme aspekte, vaatame, kuidas on siis need nõrgused olid ära parandatud. Aga sellel slaidil on Java klasside hierarhia, mis võimaldab kasutada SSL protokolli, sest on juba mainitud tänase loengu alguses, et SSL on nagu laiendus ja see on siis pilt, mis on võetud Java spetsifikatsioonist, Java 8. versioonist. Selge see, et võib-olla paari aasta pärast tuleb uus versioon ja need inimesed, kes satuvad sellele videole, peavad juba natukene ise materjali juurde vaatama, aga täna on siis 8. versioon üsnagi aktuaalne, just seda me kasutamegi. Kui klasse natukene lähemalt vaadata, siis on näha, et üleval asuvad sellised klassid, mis võimaldavad võtmete genereerimist ja ettevalmistamist, kas läbi Key Manager Factory või läbi Trust Manager Factory, vastavalt siis läbi Key Manager klassi või Trust Manager klassi. Oluliseks klassiks siin on ka Secure Random, sest et selle klassi abil te saate genereerida juhuslikke arve, mida siis krüptograafias aktsepteeritakse. Ma olen korduvalt selle kursuse jooksul rääkinud teile, et see tavaline random, mida kasutab Java, on üsnagi prognoositav. See ei võimalda piisavalt hea kvaliteediga juhuarve genereerimist. Aga see siin võimaldab. Ja kui kogu see võtmete ettevalmistuse protsess on olemas, siis saab rakendada neid klasse, mis on juba seotud SSL erinevate sammude lahendamiseks, kas näiteks ühenduse loomiseks, sessiooni loomiseks, andmete ülekandmiseks ja nii edasi. Korra piilume täpsemalt, et näiteks siin on serveri socket, teiselt poolt on lihtsalt socket. See tähendab seda, et nende kahe klassi abil te saate luua ühendust serveri pistiku ja kliendi pistiku vahel. Et nagu te mäletate, Javas ühenduse loomiseks me vajame mõlemapoolset
pistikute ühendamiseks. Ja sealtkaudu siis on võimalik organiseerida sessiooni. Me saame kasutada SSL Engine'i ja kõik on täiesti olemas. Ma usun, et inimene, kes on Javaga tuttav, kes oskab Javas programmeerida, saab paari päevaga kogu selle kupatuse ka endale selgeks teha. Et see ei ole mingi suur ja raske probleem, lihtsalt on vaja tutvuda uute klassidega, uute meetoditega, ja nii edasi, kõikide nende asjadega, mis seal klassidega kaasas käivad. Liigume siis edasi. Sellel slaidil on väike ajalooline kokkuvõte selle kohta, kuidas ja millal siis oli tehtud üleminek TLS protokollile. Viimane versioon SSL-ist oli välja töötatud aastal 1996. See oli 3. versioon SSL-ist ja see oligi võetud aluseks TLS edasiarendusele. Väga suured osad nendel protokollidel kattuvad. Ja esimene TLS versioon oli võetud kasutusele siis aastal 1999. Nüüd, mida me praegu kasutame? Aastal 2008 oli välja töötatud TLS protokoll 1.2, mis võimaldas kasutada hash-funktsiooni SH2. Me oleme väga palju rääkinud, et SH2 on väga hea ja tugev hash-funktsioon. Nüüd praegu käib järgmise versiooni ettevalmistusprotsess, korraldatakse konverentse, arutatakse probleeme, edasiminekuid ja on olemas ka mõned mustandid, aga ei ole need mustandid veel võetud mingiks ametliku mustandi versiooniks, et see on ikkagi vägagi vahepealne faas. TLS 1 oli välja töötatud SSL 3. versioonist ja paljudes kohtades nimetatakse TLS 1 kui SSL 3 ühte. Ja see ongi edasiarendus. TLS protokollid on ka standardiseeritud RFC poolt ja antud slaid on just TLS esimese versiooni kohta. Nagu me siin näeme, aga väga suures osas midagi ei ole muutunud. Kui me uurime tervitusprotsessi, siis see käib üsnagi sarnaselt. Vaatame. Klient saadab tervitussõnumi, jagades oma algoritme ja oma võimalusi. Server valib sobivaid suhtlemismeetodid ja saadab enda sertifikaati. Ta võib ka küsida sertifikaadi kliendil, aga see ei ole alati nõutav. Klient kontrollib, kas server on server, vajadusel siis saadab serverisse ka oma avaliku sertifikaadi, vahetatakse võtid ja luuakse ühendust. Ühendamise loomine on serverite jaoks koormav protsess ja üldiselt, kui näiteks teie sessioon hakkab katkema,
siis on tunduvalt lihtsam ja vähem ressurssi nõudev protsess oleks ühenduse uuendamine kui täiesti nullist alustamine. Ja kõik need mehhanismid on kindlasti välja töötatud ja kui teil elus tuleb nende protokollidega rohkem tegeleda, siis te leiate vastavat dokumentatsiooni, kuidas asjad käivad. Mina aga praegu näitan teile ühe ametliku dokumenti, mis käib siis tänapäevase versiooni kohta. See on siis TLS versioon 1.2. Siin on võimalik leida absoluutselt kõik, mis on seotud selle protokolliga. Et milliste algoritmidega on võimalik üles ehitada, kuidas käib see tervitus ja mis on siis eriti oluline, et mis on uut, et mis on siis muutunud. Teeme väikse kokkuvõtte selle protokolli jaoks. Eriti tahaks vaadata neid aspekte, mis võimaldavad nüüd kõrgemat tasemet turvalisust. Esiteks, praegu kontrollitakse kohe, millist turvalist ühendust saab kasutada. Kas see on näiteks TLS 1.2, TLS 1.1 või seal on hoopis SSL ja valitakse siis kõrgemad variante ja madalamat versiooni. Ei lubata enam kasutada. Nüüd kõik need kirjed, mis käivad autentimise protsessis, nummerdatakse. Sellest ma veidike veel räägin selle slaidi lõpus. Nüüd sõnumiga koos tuleb võti ja see võti on kui identifitseerimise number selle sõnumi autentimiseks. Kui me oleme juba lõppfaasis, siis arvutatakse ka RASi hash-funktsiooni, et kontrollida, kas handshake selle tervituse protsessis olid ikkagi kõik andmed terviklikult üle antud, kas seal ei ole tehtud muudatusi. Nüüd, kui me vaatame TLS versioonide sisest vahet, siis eelmises versioonis kasutati kahte hash-funktsiooni varianti. Kui me juba edastame andmed, me ju jagame neid plokkideks. Neid plokkid krüpteeritakse sümmeetrilise algoritmiga ja pärast pannakse kokku siis teatud kokkupanemise algoritmiga. Siin see on tegelikult see kõige primitiivsem. Ja mis tehti siis versioonis 1.1? Jagati paketti pooleks, kuigi see pool ei olnud siis täpselt mingi pool, vaid selle poolitamiseks kasutati mingit juhuslikku arvu, mis oli siis väiksem kui paketi suurus. Ja nüüd üks pool läks hashi MD5-ga ja teine pool SH1-ga ja need vastused liideti XOR-iga kokku. Nüüd versioonis 1.2 seda enam ei tehta. Seal kasutatakse SH2 ja mingit poolitamist enam ei ole. Ma olen rääkinud teile,
kuidas korraldati rünnet Man in the Middle SSL protokollides. Ja loomulikult need inimesed, kes tegelesid TLS-i edasiarendusega, tõid mõned muudatused, mis annavad võimalust vältida sellist tüüpi rünnakut. Nimelt kontrollitakse, milline siis ühendus oli enne. Et kõik need ühendused on siis arvele võetud, kellega, kuidas, mis numbritega ja nii edasi. Ja kui siis kogu see informatsioon eelmise ühenduse kohta kehtib, alles siis jätkatakse selle uue või praeguse ühendusega. Igaüks saab vaadata, mida kasutab teie brauser, et mis parameetrid on üldse sisse lülitatud. Kui te võtaksite näiteks Internet Explorer'is Tools ja Internet Options, siis Advanced taabi all päris kaugele alla kerides leiate protokollide nimetused. Ja nagu näete, minul näiteks SSL-id on ilusasti välja lülitatud. Võiks olla juba TLS 1.0 ka olla väljaspoolt. Aga paljud firmad ja paljud süsteemid veel seda kasutavad. Esimesel real mul on toodud näide nendest algoritmides, mida siis saaks TLS kasutada. See ei tähenda seda, et see on üks ainuke variant, aga käime korra selle märgendi üle. Esimesel kohal seisab, et see on TLS, siis öeldakse, et asümmeetriliseks algoritmiks tuleb RCA, sümmeetriliseks algoritmiks tuleb kolmekordne DES algoritm, siis kasutatakse plokkšifrid ja neid plokki pannakse siis kokku CBC režiimiga. Lisaks viimasel positsioonil seisab hash-funktsiooni nimetus SH. Nüüd, millele on vaja tähelepanu pöörata ja ka võib-olla oma asutustele anda märku sellest. On välja kuulutatud, siin on mul link kohe toodud, see on National Institute of Security. Seal on välja antud käskiri, et nüüd alates 2015 me peaksime kasutama TLS versiooni 1.2. Kui nüüd rääkida nendest rünnakutest, me saime teada, et see rünnak Man in the Middle siin ei ole enam väga aktuaalne. Aga kas häkkerid on juba midagi muud välja mõeldud? Ja paraku jutul käivad, konverentsidel on esitatud üks töö, kus on näidatud, et PAL-BEI süsteemi, mis kasutas TLS-i, oli murtud. YouTube'is on võimalik isegi video selle kohta leida, kus seda näidatakse. Ja mõte seisneb selles, et ikka pannakse selle häkkeri arvuti peale kuulama, aga üritatakse ka sisestada kliendi arvutisse mingi spetsiifilise agenti, mis on programmeeritud
kas JavaScriptiga või siis osaliselt JavaScriptiga, mis oma loomu poolest siis peaks töötama nagu viirus. See agent on väga oluline, kui see ei pääse arvutisse, siis pealkuulamine ei ole võimalik, aga kui klient saab nakatatud, siis läbi selle agenti ja pealkuulamise süsteemi oli mingi 103 sekundiga turvaline ühendus Palpeil süsteemis murtud. Saime teiega tutvuda 2 protokolliga, SSL-iga ja TLS-iga. Nüüd tahaks veidike rääkida ka SSH-st, mida te suurema tõenäosusega päris palju kasutate oma õppetööst. Eessõnaks tahaks ütelda, et see oli loodud aastal 1995 Helsingi Tehnikaülikoolis Tatu Yloneni poolt. Tema töötas seal insenerina. Ja nimelt probleem oli selles, et enne seda kasutati tavalist telneti, kus andmete vahetus, sealhulgas ka paroolide edastamine toimus täiesti avalikus võrgus. Ja loodud SSH hakkaski asendama telneti. Me vaatame seda täna piisavalt põhjalikult. See kasutab samuti avaliku võtme krüpteerimist ehk asümmeetrilise algoritme, aga veidike siis ette rutates algoritme, mida seal kasutatakse, on päris palju. Suuremas osas kasutatakse SSH-d selleks, et sisse logida võrguarvutisse. Näiteks kui administraatorid teevad oma tööd kodus ja nendel on vaja distantsilt juhtida tööserverit, siis logitakse sisse sellesama SSH-ga ja saab siis kõike, mida vaja teha. Teine variant on tunneli loomine. Ja seda te kindlasti olete siin ka kasutanud, sest et kui te näiteks kodus tahate pääseda ligi kas või Greeni serverile, siis te loote tunnelit läbi Linn 2 ja saategi kasutada. Täpselt samamoodi, kui te tahate kasutada kodus meie andmebaasid raamatukogus, kus on välja ostetud litsenseeritud andmebaasid nagu Web of Science ja muud, siis peab teie arvuti mõtlema, et te oletegi ülikoolis ja selleks te kasutate kodus tunnelit. Nüüd ma sooviks kasutada IBM-i lehte, et asju põhjalikumalt seletada. Siin on väga hea materjal ja ei ole mõtet siis jalgratast leiutada. Nagu olen ma mõned minutid tagasi maininud, on võimalik kasutada päris palju erinevaid algoritme. Ja siin on loetelu juba tuttavatest asjadest, nagu Blowfish, 3-kordne DES, AS, ja paar tükki sellist, mida me ei ole oma kursuse jooksul käsitlenud. Esialgu räägitakse sellest, et oligi vanasti asjad organiseeritud nõnda, et kliendi arvutist võeti ühendust serveriga läbi täiesti avatud kanali. Kujutage hetkeks sellist situatsiooni, et administraator võtab
serveriga ühendust läbi avaliku kanali. Et põhimõtteliselt see tänapäeval ei mahu meie peadesse üldse. Et kes on siis selline enesetapja. Ja SSH siis võimaldab krüpteerimist. See ongi põhiline eesmärk. Aga kogu see ülesehitus on veidike keerulisem võrreldes siis nende protokollidega, mida me oleme siin vaadanud. Ütleme, siin on eesmärgid ka veidike teistsugused ja sellest kogu see erinevuski tuleb. Siin pildil number 3 te näete SSH protokolli loogilisi kihti. Ja kui allpool on see TCP ja IP protokollid, mille kaudu siis andmed päriselt liiguvad, aga siin selles hallis tsoonis nad liiguvad avalikult ilma krüpteerimist, siis ülespoole luuakse lisakihid ja need on siis sellised, et siin üleval poolt on transport layer, selleks, et autentida serverit, selleks, et kindlustada konfidentsiaalsust, terviklikkust ja ka vajadusel siis kokku pakkida, kompressida. Järgmisel layeril on rohkem keskendatud just autentimisele, et klient saaks tõestada seda, et tema on just tema ja kogu see asi siis jookseb läbi transporti layeri. Ja ühenduse loomise layer on siis siin kolmandaks toodud. Siin on väga selline huvitav ülesanne, et kuna neid ühendusi võib olla päris mitu, siis on vaja neid kuidagi kokku viia, et see inglise keeles on siis seotud sõnaga multipleksimine ja need kokku viidud kanalid siis jagatakse mitmete loogiliste kanalite vahel ja see kõik siis jookseb läbi autentimise layeri. Järgmised joonised tutvustavad neid protsessi veel põhjalikumalt. Nagu te näete, see pilt on jagatud ka 3 ossa. Ülemine osa on siis seotud connection protokolliga ehk ühenduse loomisega. Nii nagu iga ühenduse juures me vajame mingit pistikuid, soketeid, mille kaudu siis ühendust luuakse. Samuti vajame mingit terminali, mille kaudu suhelda ja seda suhtlemist siis ühendatakse kaugjuhtiva shelliga, remote shelliga. Ja päriselt siis andmete vahetus käib läbi TCP IP protokolli ja siin tuleb ka tähele panna, et andmed suunatakse läbi spetsiaalset porti. Et mul on siin kusagil ka puti avatud. Et kindlasti te olete tähele pannud, et kui te seda putit kasutate, siis andmed liiguvad läbi porti 22. See ongi võt siin esile toodud. Järgmine pildi osa on autentimine ja nagu te näete,
tegu on jällegi asümmeetrilise algoritmiga, kus teil on olemas avalikud ja privaatsed võtmed. Avaliku võtme saab edastada teisele kasutajale või siis serverile ja selle avaliku võtme abil on võimalik inimest identifitseerida. Ja üldiselt see osa on üsna sarnane TLS ja SSL protokollidega. Et kui me räägime transpordikihist ja transpordiprotokollist, siis selle ülesanne on kindlasti seotud ka sellega, et andmed võiksid olla kompressitud, et nad oleksid jõudnud kohale tervikuna ja krüpteeritud kujul. Siin kasutatakse sessioonivõtmeid ja need sessioonivõtmeid jagatakse siis võtmete vahetamise algoritmi abil. Ja need asjad käivadki siin. Ning kokkuvõtteks vaatame nüüd erinevused protokollide vahel. Ma usun, et te panite tähele erinevust SSL-i ja TLS-i vahel, kas või sellisel tasemel, et TLS on turvalisem ja sealt pealt kuulamine ei ole enam nii lihtne. Aga mille poolest siis erinevad SSH-d SSL-ist või TLS-ist? Eelkõige alustame sellest, et nende ülesanded on veidike erinevad. SSH on ikkagi ühenduse loomiseks kas või serveriga või mingi konkreetse arvutiga ja sellega ei tehta sisse logimist suvalistel internetilehtedel. Jah, see on esimene erinevus. Siis see, et SSH-d kasutatakse ka tunnelitena. Ja mis veel? Algoritmid. Kui me korraks meenutaks, millised algoritmid olid SSL-is, TLS-is, siis nende komplekt oli seal tunduvalt väiksem. SSH võimaldab suurema valiku algoritmidest. Ja selle koha peal ma lõpetan tänase loengu. Suur tänu tähelepanu eest ja ma loodan, et antud loeng oli teie jaoks arendav ja ka huvitav.